uus koht, mere äär, mets ja uued kodud. Nii lihtne ongi. Et ta oleks võimalikult looduse nii-öelda rüppes, nendes toonides. Praegu on ka moes hästi Japani stiil, et natukene ka sellest tulenevalt, kuna nii Eesti kui Jaapan mõlemad on tegelikult väga suured loodusemaad, et ta oleks kõik väga naturaalne keskkond ja väga loomulik. Koridorifont ja köögifont sulanduvad hästi omavahel kokku, mis annab ka sellise hea tunde, et kõik on voolujooneline. Enamus korterid on 3-meetriste lagedega. Kindlasti taimede valikul pigem võtta suured palmilised, paksulehelised, kes võib-olla tahavadki seda kõrget lage saada, võib-olla 5 aasta pärast on nendel kasutavad kogu teie ilusa laeruumi ära, nautida kogu seda suurt džunglit võib-olla, mis teistel inimestel ei saa. Masteri magamistoas üldmulje võib jääda, et seal on kõik valge, aga tegelikult, kui minna süvitsi, siis on iga asi oma tekstuuriga, et magamistuppa anda pehmust, soojust. Kardinatele vaatasime, et oleks samet, kindlasti selline põhiline, ta annab hästi lopsakust juurde. Voodi on üleni kaetud kangaga, nii karkass kui peats, ja seal vaatasime ka sellist lokilist, pehmet, natukene tükest, nagu lähed õue vanaema juurde, katsud väikest lambatallekest. Loomulikult saun, väga tähtis asi kodus. Aga natuke tahtsime teha ka sellist krutskit seal ja saun on tehtud meil musta viimistlusega. Natuke tuletab meelde võib-olla suitsusauna, suitsulõhna küll ei ole, aga see tunne, kui sa lähed sinna sisse, ta annab palju hubasema, et midagi uut proovida. Mõtlesime, et ei, see must saun ja leiliruum on just see äge, natuke tänapäevasem. Samas jällegi selline väga-väga vana, on ju suitsusaun iseenesest ja seal oli kogu nii-öelda see sisustus on must, et siis tundus, et need kaks on väga äge kombo, et must on väga modernne ja samas ka väga vanaaegne, et siis tegelikult see tunne võib-olla inimestel tekib ikkagi kodune tunne.